Täna oleme jõudnud Süsseldega siia imeilusasse Räpinasse, et võtta osa Räpina heakodupäevadelt, mille raames on võimalik osaleda heakodu seminaril ja paljudel erinevatel tasuta töötubadel. Kui see avamise põhjus on praegu selle väga toreda näituse avamine, mis näitab seda, kus kohalt alustatakse ja üsna lühikese ajaga kuhu jõutakse ja seda meie väikeste, ütleme siis kunstilembeliste noorte poolt ja ütleme, et meil on rõõm avada seda näitust. Lähtusin nende tööde tegemisel ka sellest, et õpilased midagi õpiksid. Nii et kui te neid töid vaatate, siis tegelikult on siin seosed päriseluga, seosed matemaatikaga, seosed kirjandusega, loodusõpetusega. Kui palju inimesi tavaliselt osaleb konverentsil? Üldjuhul on konverentsi osavõtt kesine, et peamiselt kuskil 30-40 inimest, aga alati oleme arvestanud, et võiks olla kuskil 100. Ja iga aasta ootame rohkem osalejaid. Kas on ka järgmine aasta plaanis korraldada taoline üritus? Ja kindlasti, et see on meie traditsiooniline Räpina suursündmus, mida me tahaks siis edasi viia aastate lõikes veel ja veel. Mis te arvate, mille pärast on selliseid üritusi vaja? Mis on nende tähtsus inimestele? No see, et nad saaksid ka kunagi kodust välja ja kuulata. Räpinas on näiteks see tähtis, et inimesed tuleksid näiteks juba loomemajja, tutvuksid esimeseks asjaks loomemajaga, siis teiseks näiteks, ma ei tea, saavad meie kodukoha sööki, leivatorti. Üks töötubadest on elustamise töötuba, kus õpetatakse inimese elu päästmist korrektsel viisil. See õpituba on esimest korda, et kui iga aasta on Räpina heakodupäevadel olnud vererõhu mõõtmine ja muud sellised nagu inimese enda jaoks olulised asjad, siis see aasta, et teise aitamine on esimest korda, inimesed kardavad, tuleb tunnistada. Et kui tuleb mõni julgem inimene, kes kaasa teeb, siis see punt, kes ümber koguneb, on hästi suur. Aga selliseid nii-öelda käe peale panijaid on pisut vähem, kui võiks eeldada. Aga ma usun, et kui me praegu see tutvustuse ära teeme ja sügisel on plaanis niisugune suur linna teha, elustamise koolitused, siis juba inimesed julgevad tulla. Mis sa teinud oled siin? Ma tahtsin maalingut teha, aga ma ei saanud, sest see tädi läks ära. Olen hüppanud. Hüppanud? Kus sa hüppasid? Tuudi peal. Ja nüüd hakkabki laad siin Räpinas läbi saama. Kes sellel aastal kohale ei jõudnud, saab kindlasti osa võtta sellest järgmisel aastal.